ma ei tea, mulle kuidagi läks otse fiilidesse. Praegu oleme siis video selles osas, kus teeme sellise hommikanuga või siis, ma ei tea, õhtu Alex Lepajõega, et täna oled sina mul saatekülaline, et räägime natukene sinu siis aklimatiseerumisest või? Jah, et kuidas sul üldse see võistlusjärgne periood välja näinud on, et siis tegelikult ei ole midagi kuulda on. Ja ma olen põhimõtteliselt maal elanud, et see periood on nagu kõik ja muud kui see, mida sa ootasid sellest perioodist nagu reaalselt. Alustan nagu ongi see staadium, kus sa, ma ei tea, tulid Eesti tagasi ja see oli Rumeenias oligi niimoodi, et põhimõtteliselt võistlus sai läbi, astusin lavalt maha, läksin otsisin kuskilt sealt mingit õliste meeste vahelt oma selle veepudel ja selle pumpamiskummi üles vaata. Ja siis lihtsalt mingi kükitad maha ja hakkad nutma lihtsalt 9,5 kuud dieeti, kõik on läbi lihtsalt. Päriselt taksidki? Oligi, lihtsalt täiesti vajusid kokku ja lihtsalt nagu, said aru, et kõik on tehtud, vaata, siit enam edasi ei ole, vaata, siit, nüüd ongi nagu, ei ole seda, et ärkan üles ja lähen nüüd sõtmun ratast ja siis teen oma lubasid, vaata. Ja kõik sai läbi põhimõtteliselt, vaata, see oligi veits crash tunne, vaata, et samas veits õnnelik ikka, sest et see oli ikka see MM-i võistlus oli ikka, see oli nagu selles kogemuse mõttes suht lahe, vaata. Et ikka suht siuke kõva värk, aga lihtsalt ma seal sain aru, et see oli minu elus viimane kord, kui ma lähen kuskile osalema. Et osalemise mõttes, Mitte, see on kindlasti viimane kord mu elus, kui ma midagi siukest teen, et ma tahan võistelda, mitte osaleda, vaata, et see oli siuke tunne, et nagu, kes on neid pilte või asju näinud, seal olid ikka siuksed poisid, et ikka... ma väga hästi mäletan, see oli laupäeva hommik, on ju. Just panin selle laivi tööle, Miku Kott lendab peale ja siis vaatad. Just nägin esimeses kutist, et oi kurat. Olin maailmameistri ja Euroopa meistri vahel ka siis, kui nagu need võrdlused olid, see oli suht normaalne kontrast. Aga selles suhtes ma tegin oma osa ära ja nagu selles suhtes, et midagi nagu kripeldama küll ei jää. Aga kuidas selle naeratamisega oli, et kas sa ise nagu kuulsid, kui selline ma kuulsin, aga nagu reaalselt nagu keegi ütleb naerata, siis ega sa ei naerata selles suhtes, ma kuulsin küll ja et Estikat oli siuke, et sa oled siukse tõsise näoga, siuke jälgid, vaata, ei ole siuke kuri, aga võib-olla seal tundus see imelik, sest kõik teised olid niimoodi, vaata, et see oli jah, nii ja näe. Aga ei, siis oligi, et peale võistsuid ei olnudki, alati peale võistsuid, ma ei tea, pole isu eriti, aga siis sealt 2 päeva oligi sõid, aga pull oli see, et ma ei tea, kui videotest, vaata, te saate näha tegelikult, mis ma ise ka pärast hakkasin jälgima, vaata, et ma läksin põhimõtteliselt, tõmbasin täiesti nii-öelda käsnaks ära ennast seal Rumeenias, ma tulin Eestisse tagasi, nagu reaalselt see oli ebanormaalne, vaata, ehk siis nii jõhker veepomm olin, et kindlasti see on täiesti tavaline, vaata, mitte täiesti tavaline, aga selles mõõtmes, mis minul juhtus seal Rumeenias, siis ma hakkasingi vaatama veelooge, vaata siis, kui ma läksin peale võistluseid, jõudsin hotelli tagasi, sõin ühe Milka šokolaadi ja siis jõin 2 õlut ja läksin magama. Ja siis, kui ma ärkasin tunni aja pärast üles, mul oli seal videos ka midagi rääkisin, vaata, ja juba oli näha, et ma hakkasin paistamine, vaata, sellest nagu reaalselt sellest tunni ajasest uinakust ja sellest, kui ma selle šokolaadi ära sõin. Siis see asi kulmineerus seal või nagu niimoodi läks edasi kogu aeg ja siis oligi, et ma põhimõtteliselt ei söönud rohkem, kui ma sõin peale eestikaid. Aga ma tulin Eestisse tagasi niimoodi, et ma olin lihtsalt nagu täiesti paistes igalt poolt, lihtsalt ma olid sääred või pöiad olid niimoodi paistes lihtsalt, et nagu ma isegi ei oska, kindlasti on seal mingi lennuki teema ka, aga nagu lihtsalt kõik oli nii paistes, vaata. On sul mingit pilti ka sellest? On, aga ma ei tea, kas tahad jagada? Kas ma tahan jagada seda, jah, see on, need pildid on olemas, kunagi äkki ikka paneme kuskil. Ma ühte olen näinud, see oli ikka selline, mul oli ka šokk. Ma ei oleks uskunud, et keha niimoodi võib sulle... Pull oligi selles, et ma ei söön nagu nii meeletult palju, et ma oleks kogu aeg söön. Ma sõin häid asju siit ja sealt, vaata, et põhikaloraaž võis ollagi seal 7-8 tuhande juures, on ju. Kui mõtleme 7 või 8 tuhat, 7 tuhat, 6 tuhat, 8 tuhat, süüa 2 päeva, nagu see ei ole nagu maailma lõpp, vaata, see ei ole nagu mingi ulmeline kaloraaž, mis võiks midagi sellist teha, vaata. See näitaski, kui stressis lihtsalt keha oli peale seda, on ju. Ja
see paistetus nagu, mis ta läks alla, ta ei läinki, ma pidin teda ikkagi vägisi alla võtma, sest et kui ma olin nüüd nädal aega Eestis olnud, siis ma sain ka Peep Reinartilt natuke abi, et kuidas käituda ja nii edasi, sest sa tuled tagasi nagu, sa oled paistes, just võistis ära MM-il ja nüüd ei saa nagu 3 päeva pärast enam isegi peeglisse vaadata, sa vaatad, what the fuck nagu. Nagu tundsid, et mõjus nagu niimoodi mentaalselt? Ja ei, ta hakkas mõjuma jõhkralt, vaata. Et ikka see peegelpildiga pärast see seis, et see oli muidugi vesi, vaata, ja kõik, aga ta ei olnud nagu ainult vesi ikkagi, see oli juba see hetk, kui keha hakkas ikkagi rasva nagu juba nagu reaalselt nagu talletama, vaata. Et aga see mingil määral ma sain selle uploadi ära, vaata, aga nagu ikkagi mingis mõttes jäi ka, sest et see ongi naljaks, et mul nagu mingi 4-5 päeva peale seda Rumeenia, seda, kui ma olin Eestis on normaalselt söönud, no mitte normaalselt, sest ma olin ikkagi tegelikult defitsiidis see hetk, vaata, et ma ei hüpanud kohe defitsiidist välja, aga ma ei tea, kas see oli viga või mitte, aga ikkagi kõik see isu, ma mõtlen, et see on hooaeg läbi 9,5 kuud dieeti ja sa oled nagu nädal aega veel nagu põhimõtteliselt samal menüü peal, mis sa oled enne MM-i, vaata. Et see hetk, ma arvan, et see oli vajalik, aga see oligi, et nagu vaatad jalgu, kõik triibud jooksevad, vaatad veenid jooksevad kõik, ja siis ülakeha on lihtsalt mingi ikka märtsis, vaata. Jumal haige lihtsalt. Et see kõik siuke visuaalne pilt peale võistlused ja sellest just ongi see põhipunkt ongi see, põhipunkt ongi see, oled ennast nagu vaadanud mingi 4 kuud peeglist, vaata. Ja siis sellest, et see tegelikult see muutus minu puhul ei olnud nagu siuke lineaarne ilus, vaata, see oli kohegi laksti, vaata, veepommiks ja siis hakkad, vesi tuleb ära küll, aga nagu see võistlusvorm kui selline, siis ta kadus nagu niimoodi, vaata. Et nüüd ongi ta on kadunud juba, ütleme nii, et ega seda vormi, see kõige hullem ongi jah see, et vaimselt võib-olla see vormi nagu lahti laskmine sellest, vaata, siis mõtled nagu, et üldse ei ole harjunud endaga, vaata. Aga see on üks asi on jah see vorm, aga teine asi on see, et sa lihtsalt, ma olen nüüd sellest kõigist võistlusteedist, ma täna ka, Mikko tuli trenni, ma olin täna nagu Mikko personaaltreener, ehk siis ta luues mu kordusi. Jah, 3 nädalat on möödas ja ma olen nagu paar jõusali trenni teinud üleeile vist. Ma mäletan väga hästi. See oli vist esimene kord, kui ma nüüd peale võistlusi Mikku saalis nägin. Järsku tuleb mingi pusas esimene küsimus. Tegi isegi tšau ei ütle, küsib, kuidas ma välja näen. Ma räägin see ikka peast nii haige, et see on lihtsalt ebanormaalne. Et kõik, ma olen mitte ainult nagu peast ei ole veel haige natuke, ma iga päevaga nagu muutun natukene paranen natukene, aga see paranemisprotsess võtab aega, ma arvan, ma ütlen ausalt, ma usun, et kui see pull on nagu suveks, olen nagu täiesti normaalne nagu selles suhtes, et ma teen trenni nagu ma tahan ja olen seal tagasi, ma arvan, et kui suveks on nagu või mingi pool aastat, et olla nagu tagasi oma nende raskuste asjade juures ja üldse teed trenni ja sul on hea ja teed oma, progresseerud põhimõtteliselt, ma arvan, et siis on nagu hästi. Hetkel oligi, mis ma ise nagu veits kahetsen on see, et ma ei kahetse, sest see oli nagu see Rumeenias käik, see oli mega kogemus, vaata. Ja nagu, ma arvan, läbi videot oli näha, et mul oli nagu ülilahe seal. Aga reaalselt ma tapsin ennast täiesti ära. Nagu reaalselt oleks ma peale Estikaid pannud kriipsu, vaata, nii nagu plaanis oli alguses. Siis ma usun, ma oleks võib-olla natuke lihtsamalt pääsenud sellest pikast dieedist, vaata. Sest ma reaalselt nagu nüüd ma olen täiesti nagu igate pidi nagu tükkideks selles suhtes, et see ongi see, et sa tegid seda just ongi kogemuse ja osalemise pärast ja ega sul ongi ainult ühe korra saadki seda teha. Tegelikult saab, juuniorite mõttes ühe korra, aga nagu ega seda saab kunagi hiljem ka teha, aga nagu et jah, paraku juhtus nii, et ma lihtsalt tegin ennast täiesti katki igas mõttes. Et nüüd, kui sa mõtled enne, või oled dieedi ajal, sa räägid juttu, et lean gains ja reverse diet ja siis tuled nagu, oled mingis punktis, kus sa oled nagu täiesti sodi, vaata. Peale dieeti siis nagu see reverse diet ja nagu see on kõik nagu minu arust teisejärguline, nagu esimene eesmärk on nagu normaalseks muutuda, vaata. Et sellega ma olengi tegelenud siin viimasel ajal, et aga see vist ongi nagu see, et sa, inimene mõistab seda alles vist siis, kui ta ise seal sees vaata on, et ega midagi väga ette ei kujuta nagu
kui rõvedalt raske see võib olla või nagu? No ma ütlen, et ega see ongi see lidakas, mis sa peale võistlused saad, see, kui kõik nagu on läbi ja nüüd ongi nagu see, et sellel on üks hea nimi ka tegelikult, see on nagu reaalne sündroom, see on post-competition blues. Ehk siis ma ise ka polnud tuttav enne sellega ja siis ma pärast nagu hakkasin uurima ja siis ma nagu leidsingi, et tegelikult see on suht tavaline asi, et kui sa prepid võistlusteks just kulturistide seas, et sul on nagu peale, kui sa ära võistled, siis on nagu siuke imelik nagu suunataju ei ole üldse pärast seda, sest et oligi, tegelikult üks naljaks asi oli veel, kui me tagasi lendasime, siis oligi, et oleme lennujaamas ja ma olin natuke tujust ära ka, siis oligi nagu see teema, et nüüd on kõik läbi ja tahaks juba tagasi koju ja ei oska midagi teha, vaata. Ja siis Alice ka tegi nalja, vaata, et kurat, Mikk, vaata, et nüüd ongi kõik, vaata, projekt on läbi, vaata, et kõik on läbi, vaata, ja siis oli mingi, see oli nagu hea nali, vaata, selles suhtes ma feelin seda nalja, aga see samal ajal oli mingi mahaart, vaata. Ma soul. Et kõik sai läbi ja sai hästi nagu äkki läbi, vaata. Ja see, vaimselt ja igati pidi pani laksu, aga nüüd ei ole midagi teha ka, sest ma otseselt nagu ei saa trenni teha või saan, aga ei saa ka, vaata. Täna ka tegin nagu 2 harjutust, siis mulle nagu haitas, et ma täna rohkem ei teinud midagi. Ehk siis mu nagu üldse selline trenn on plaanitud alates jaanuarist, et kui ma nagu lähen saali ja hakkan nagu mingi kava järgi tegema. Et reaalselt hetkel ma lihtsalt tahaksin selle spordi nagu, mitte nagu halvas mõttes, ei ole nagu mulle midagi halba teinud, vaata, lihtsalt ma tahan nagu selle spordis puhata, vaata. Lihtsalt, et trennist, et ikka käin ja liigutan ennast natukene, vaata. Aga seda, et ma nüüd mõtlen juba mingite uute katsumuste peale midagi sellist, et ma olen välja öelnud ka, et kui ma kunagi võistlen järgmisena, siis see on alates 2020. aastast ehk kindlasti tahaksin ikkagi siukse pika pausi jälle teha. Aga ma ei teagi, siin lihtsalt point on selles, kui sa teed mingi siukse litaka, mis on nii äärmuslik, et siis tagantjärgi on muidugi kurb, et ma liigungi nagu jällegi, ma ei ole nagu nüüd, mis see peale võistluste periood näitas, et ma ei ole leidnud seda siukest ilusat, stabiilset joont, vaata, ilusti niimoodi kulged, vaid ma panen ikka kuradi üles ja alla, kuradi igati pidina selles suhtes, et praegu ka vormi mõttes, mis mul oli reedel, oli veel +2. See on siis, mis ta lavakaalus pluss, või mitte lava, või see, mis ma MM-il 71,4 olin, reede hommikul olin 73 ka mingi 73,4, 2 kilo. Laupäeval tõmbasin käsnaks ära jälle ennast, nii et ärkasin pühapäeva hommikul üles ja ei tundnud ennast peeglist ära jälle. Nägu oli paistes kõik asjad, et eks ma vaikselt... Siia tulles Mikk rääkis sama juttu mulle naerisime hetkedi, et Mikk ostab uue telefoni ja kui Face ID ei tunne ära. Et see on jõhker, kui see hetk, kus praegu on, nagu reaalselt mul pole keha sellises nagu stressis kunagi olnud, et ma olen ju tegelikult korra ju selle pulli läbi teinud, vaata, et lõpetada oma dieedi ära, sööd 1500 kalorit ja siis umbes järgmised 2 nädalat ei suuda lauast püsti tõusta, nii et sa nagu ei hingeldaks, vaata. Aga sellel puhul ongi nali on selles, et ma võin nagu, mul ongi nagu 4 päeva olnud selle 3 nädala jooksul, kus ma üldse olen nagu söönud niimoodi, et nagu sööd kõhu täis ja sul on nagu sööd, võtad seda, et sa ei loe, vaata, 4 päeva. Ja tegelikult see tulemus visuaalselt isegi ma ei tea, kas see on loll on loota, et kõik see nagu nägu ja kõik, et see on ainult vesi, vaata, et siit on kindlasti rasva kõike head veel, vaata, hästi kiiresti peale visanud. Aga jah, see on ikka korras. Sest mul on veel igast mingi pseudoasju, mis ma olen tähele pannud, et sa nagu jälgid oma keha, vaata, ja üldse see veeregulatsioon ja kõik see, kuidas see toimib pärast ja see stress, vaata. Näiteks ma arvan, et esimesed 2 nädalat mul nagu lihaste glükogeeni varud nagu reaalselt, mul oli nagu siuke tunne, et ei täitunud mitte midagi, vaata. Sest et mingi üleeile oligi vist see, et mul on mingid teksad ja asjad, vaata, ma võin vanduda, et mul on 1 päevaga sääre ümbermõõt nagu suurenes 3 senti, vaata. Ma nagu see on siis täpselt see, mis ajakirjades kuskilt kaotet vahed, teil 6 seeriat. Ega siia mingit pekki ei tule, vaata, juurde. Ma lihtsalt räägingi, et nagu mingi hetk tunned, et nagu need kehavarud reaalselt hakkavad ka täituma. Et mingi üleeile tundsin esimest korda ka mingi kontraktsioon üldse treeni ajal ja nii edasi, vaata, et
see vaikselt taastub kõik, aga lihtsalt jah, üks naljakas asi oli veel, mul on nagu ühed püksid, vaata, nagu siuksed kodupüksid, siuksed lühiksed, vaata, siidist, nagu tead, nagu on mingid nagu pinjaba püksid, vaata, nad ei veni, vaata. Ja siis muidu ikka kogu aeg vaata peeglist oma kvaad, sest nagu jalg on mul siuke, et mis oli nagu suht kaua veel terav. Ja siis nagu mingi hetk lihtsalt nagu see kõik toimub mingi 1 päevaga vist või. Niimoodi, et ma nagu tahan oma neid jalgu vaadata, aga mul ei tule see püks ei tule üle, vaata. Sest see kõik juhtub 1 päeva jooksul, see on nagu nii haige, mis keha mingi vee asjadega teeb, see on ebareaalne lihtsalt. Ehk siis nagu ongi, et eks praegu on 3 nädalat möödas ka, et ma usun, et siuke, kus keha nagu normaalsu läheb, et sinna läheb nagu veel ikka läheb. Kuidas kui nüüd spetsiifilisemalt rääkida, siis kuidas sul toitumisega nüüd olnud on, et kas sa, mis nurga alt sa lähened või on sul mingi kaloraaž, mis sa sihid või pigem? Ja mul on selles suhtes kindel kaloraaž, aga nagu, ega ma ei, numbri võin välja öelda, ma saan iga päev üritan süüa 3000. Ehk siis see on, teoreetiliselt on see nagu on mitte reverse diet, vaid ta on nagu see recovery diet, vaata. Ehk siis, kus sa tõstad kohe peale dieeti ennast nagu maintenance'i. Ja siis esimese paari kuuga geinidki nagu mingi rasva tagasi, aga nagu vahel sa saad ennast nagu kiiremini välja, et mis on reverse diet, et reverse diet on tegelikult see, kus su dieet lõpeb ära ja siis hakkab uus dieet, eks hoiad ikkagi defitsiidis ennast. Ja olgem ausad, et peale siukest pulli ma ei taha seal defitsiidis enam olla. Isegi kui ma vaatan peeglisse ja ma olen nii uhke selle üle, siis ma peast olen ikka loll selles suhtes, et see nagu ei, see ongi nii ja näe, et aga see, et sa nagu praegu oled selles situatsioonis või staadiumis nagu kus sa oled, kas see on nagu arvad, et see on nagu tingitud sellest, et sa lihtsalt nii pikalt olid seal teedile? Ja eks ma usun, et ta on kõik see ületreening ja see suur defitsiit ja pikk defitsiit, et mul on ka mingid see on kindlasti see asi, mida ma kindlasti ei taha enam uuesti teha, et nii pikk dieet, ehk siis mingi siuke mõte ongi, et kui ma kunagi peaksin minema uuesti võistlema, siis see näeks välja niimoodi, et ma olen piisavalt heas seisus, et teha see võistlusdieet 5 kuuga. Ehk siis ongi, et kui ma 3 aasta pärast suudangi, vahepeal ikkagi sealt võtad mingid minikatte, teed mingid minikatte asju, vaata. Ehk siis kui ongi seal mingi siuke kaalunumber või pilt on selline, et sa suudad 5 kuuga selle võistlusdieedi ära teha, siis see oleks nagu goal, vaata. Sul puhul vist jah, see nagu see starting point sellest nagu lava sellest pildist oli nii kaugel, et sa nagu pidiki selle pika tee ette võtma. No loll on see nüüd, et nagu ilmselgelt, kuna ma ei olengi nii katki nüüd sellest dieedist ja lihtsalt ma ei saa enne jaanuaritki normaalselt trenni teha, vaid natuke liigutada ennast ja üldse kõik kuradi sodiks lihtsalt. Siis pull on selles, et ilmselt ma geinin nagu mingi osa rasva hästi kiiresti tagasi, vaata. Aga see ongi see, et see on nii ja näe, et see keegi võib öelda, et loll, et hakkas õgima, vaata, aga kuigi nagu point on selles, ma ei tunne, et ma olekski nagu saanud õgima hakata enne, kui nagu see asi juba oli hops läinud, vaata. Et see on jah, siuksed kuradi igast, ütleme, praegu 3 nädalat, praegu on veel siuke noor, et kus ma veel ei ole täitsa nagu ära taastunud sellest pullist, et aga ma loodan, et ikkagi see kõik nüüd siin uueks aastaks on enam-vähem okei, vaata. Aga see on siuke hästi negatiivne noot või see on siuke, et see nagu, et nüüd ei läinud asjad plaanipäraselt, sest et lihtsalt asjad on nii, aga see ei vähenda seda asja, et see prep ise oli nagu mega vinge, vaata. Ja kõik need tulemused ja kõik see, mis ma tahtsin, et ma tegelikult täitsin seal ilusti ära, vaata. Lihtsalt nüüd tuleb tagajärgedega siis kannatada, vaata. Minu arust ka nagu kuni eestikateni ja eestikat ka nagu minu arust sul läks nagu väga hästi ja kõrvaltvaatajana nagu minu arust nii nagu olekski pidanud minema ja siis Rumeeniast ka tegelikult tulemiseks, aga nagu sa tegid oma osa ära, vaata. Ma tegin selles suhtes, Rumeenias tegin kindlasti võib-olla isegi sutsu nagu teravama vormi, aga nagu see, mis seisus ma olin, kõnnid WC-sse niimoodi tunned, et oi, nüüd kurat alakeha vist läheb tervenisti krampi ja siuksed tunned, et lihtsalt ebareaalne. Et see kõik oli jah, selle viimase 2-3 nädala nagu laks, et muidugi see viimased 2-3 nädalat ei määra ära seda tervet kahju, mis sa nagu selle dieediga oma kehale teed, aga nagu ma usun, et jah, see oleks natuke pehmendanud seda. Ma räägin, et igal asjal on mitu tahku, vaata.
et saad sealt mingi kogemuse ja jällegi rikud tervist, et nii ja naa, üks asi tuleb kasuks sulle elus, teine on nagu võib-olla tõmbab siin pool aastat tagasi arengus vaata, aga nagu samas võib-olla see kogemus on isegi väärtuslikum kui see pool aastat, et see on nii ja naa, et jah. Ma ise nagu kui sa vahepeal rääkisid, et ei tea, kas minna sinna Rumeeniasse või mitte, siis mul tundus täpselt selline asi, et nagu võib-olla too hetk on nagu korraks on hea tunne, et et sai see värk läbi ja enam ei pea nagu piinlema ja saab nagu nüüd tagasi parema või sellise tavalise elu peale liikuda. Aga samas ma arvan, et see oleks jälle selline asi, et see mingi hetk oleks hakanud mõtlema, et kurat, et äkki oleks ikka läinud ja mis oleks saanud ja niimoodi, et minu arust see on kõige hullem mõte üldse, kui nagu mis võib tekkida, et sa midagi hakkad kahetsema vaata. Sa nagu läksid täiega lihtsalt vastu maad, aga nagu tegid ära. Ei, see oli lähe tegelikult jah. Lihtsalt ma räägingi, et see siuke keha ja vaim ei nagu, kui see kõik nagu lõpeb nii kiiresti, et see tahab veel natuke aega, et nagu välja tulla, et sellepärast ma polegi väga aktiivne olnud, et oma toite pildistanud ja asju teinud, et ma olen nagu rahulikult olnud. Aga jah, ja see on tegelikult vinge hooaeg oli. Et nüüd, kuna ma ei plaani nii pea võistelda, siis ma arvan, et need textbook ja need kõhulihaste pildid ja need asjad, neid ei saa teha, aga vähemalt ma iga päevaga räägin mõistlikumat juttu, kui ja ei ole, ongi see on nii palju. Üks saab tagasi, kaks edasi. Vahepealt komplekside käes, et pigem nagu igast häired ja asjad, et tahaks nendest lahti saada ja siis nagu, et kõhulihased ei ole väärt seda, et sul on kuradi, oled lihtsalt siuke vaimselt poolik, et samas paksud inimesed räägivad niimoodi, et see on ka siuke kahe otsaga asi. Aga nüüd edasistest plaanidest, et sa mainisid, et 2020 siis võib-olla uuesti võistelda, aga nagu mis sul nagu sellised kui räägi kulturismi kool või? Ei no üldse, ma ei tea, mis su elus toimub. Mis mu elus? Mul on üks hästi suur projekt, üks minu elu suurim projekt võib-olla, kui sa niimoodi panna siis, aga ma ei announce'i seda veel, ma ütlen, mis see on. Ehk siis uue aasta alguses peaks tulema hästi suur asi ja see on seoses selle kanaliga ja seoses nende võistlustega. Et keegi võib-olla paneb nagu otsad kokku, aga igastahes jah, see asi pole veel valmis, see valmib aasta alguseks, aga siis, kui see on valmis, siis ma saan edasi rääkida. Aga muidu ma tahaks oma muud elulisemad asjad keskenduda elulistele asjadele, nagu kuidas ma ütlen. Töö ja kool ja igast huvid. Reisile ka. Ja nüüd ma lähen reisile ka. Reisile ma lähen pühapäeval, see on ära. Olen nädal aega. See on 4 päeva. Elu lappab täiega, ma oleks vaja jõhkralt mingeid asju korda saada ja värke, aga 4 päeva ja siis ma olen läinud siit, et ma olen nädal aega olen Singapuris ja 2 nädalat olen Filipiinidel, eks ma tulen täpselt enne jõule tagasi. Ehk siis kindlasti kuivemaks see vorm ei lähe selle järgmise kommena. See kõik hakkab kuivatama. Asjad, mis kunagi ei juhtu Kuulsad kirjalikud saame. Aga ühesõnaga, see on üks võimalus, kuidas ma saan jälle nagu mõistlikumaks ja inimesemaks muuta. Inimesemaks. Saan välja puhata ja tahan selle spordi natukeseks ajaks ära unustada. Et tahan puhata, lähen puhkan ja siis enne jõul olen tagasi ja siis puhkame veel kuni uue aastani ja siis läheb edasi. Teeme puhkust ja vaatab, mis saab. Jah, siuksed plaanid on. Mulle hea näide sellest, et alati Mart, võib-olla hea näide sellest, kui raske sport see. Jaa, kindlasti see on hea näide sellest. Ja vahest lihtsalt see on näide sellest, kuidas ütleme veel näide sellest, aga kuidas võib-olla sa räägid nagu üks hetk ühte juttu ja teine teist juttu ja kuidas asjad ei lähe nagu plaanipäraselt alati, aga ongi, et ikkagi tähtis on, kuidas sa nendele planeerimata asjadele siis reageerid, et jah, et siuke teema, et ma ei oska öelda, see on nii keeruline periood ja teema, et üldse, et ma arvan, kui mis ma praegu juba rääkisin, see annab mingi ülevaate sellisest, millega sa võid arvestada, kui sa tahad võistelda, et
et see ei ole nii fun and games, et sa võistled ära ja siis puhkad 2 päeva ja siis lähed jõuksi lammutama ja see, võib-olla mõnel inimesel on, et kindlasti paljudel on see ka nii, aga nagu jah, mul on taastumiseks pikemat aega vaja ja kindlasti selles suhtes inimesed on erinevad, et mulle praegu aitab selle spordist natukeseks ajaks, et uuel aastal hakkab uuesti sporti tegema. Aga see ei tähenda seda, et ma nagu lolliks lähen ja õhtul kohe pitsas helistan. Ehk siis ma nagu trackin kõike ikka, aga lihtsalt on nii, et ei ole nagu 100% läinud nii nagu tahtsin, aga nagu mis sa teed? Tuleb inimeseks saada. Just, ma arvan, et see on väga hea koht, kus võib-olla see video varsti lõpetama hakata. Ja tegelikult meil on ka vaja tänada teid meie vaatajaid, sest me saime nüüd 2000 suubi saime täis, et oli vaja korra ainult öelda, et paljud siis, pange üks törts sinna. Tehke veel. Ja tuli enne aastavahetust ära, et ma ei tea, mis see on, täna 29. november ja ilus. Tore oleks, kui ma saaks aasta lõpuks 2500 suubi. Don't push it samas, mine teid tea. Aga üks veel mõte see, et kui sa nüüd reisid tagasi tuled, siis meil oli Mikuga mõte, et teha üks Q&A, et meil on jällegi on palju neid uusi vaatajaid ja kindlasti on vanadel vaatajatel on küsimusi siin tekkinud, et pluss nüüd Q&A-si on meil suht selline kerge ja mõnus teha ja alati need videod on suht naljakad ka tulnud, nii et ma arvan, et andke meile kommentaariumist teada, et kas oleks selline asi põnev ja siis kui sa reisid tagasi tuled, siis teeme ära selle värgi. Jah. Et ma hakkan reisist ka kindlasti saate veelooge ja mitte vähe, et ma lihtsalt ei tea, kas ma teen nagu need valmis seal koha peal või siis nagu jätan materjalist pärast Eestis, et aga jah, ma usun, et see reis tuleb piisavalt siuke pinge ja pikk, et toon teile natuke uut kultuuri siia videotesse, see brussakaid ja asju. Aitäh vaatamast. Aitäh vaatamast ja näeme järgmises videos. Tšau.